Tere sulle, väega maailmakodanik! Mina olen jälle siin jagamas vahvaid nippe selle jaoks, et saaksime olla pikalt terved ja rõõmsad. Ja see nipp, mida ma täna tahan jagada, tuli mulle sellise huvitava mõttega, sest tuli jutuks koerte ja kasside selline iga-aastane ussirohu saamine. Sest nad vist saavad 2 korda aastas ussirohtu regulaarselt, nagu ma tean, nii palju kui minu kogemus on öelnud, siis ja see, see on alati niimoodi. Aga inimestega väga ei ole niimoodi, eks ole? Et mina küll ei mäleta, et ma oleks regulaarselt ussirohtu võtnud. Võib-olla kunagi, kui on olnud mingi teema, siis olen võtnud, aga see võib-olla on korra elus olnud. Aga tegelikult paneb see mõtlema, sellepärast, et ega ju koertel kassidel ainult ei ole usse ja parasiite kõhus, vaid samamoodi ju võib ka inimestel neid seal kõhus olla. Ja tihtipeale sellised ülesöömised ja hullud magusaisud võivadki olla tegelikult tingitud sellest, et meie organismis võib elada tegelasi, kes otseselt ei tapa meid ära, aga elavad siiski meie heaolu arvelt ja siis nõuavad enda meelistoite, mida meie siis võime kogeda isusööstudena, kutsume siis niimoodi. Seega point on siis selles, et ka inimene võiks teha aeg-ajalt endale selliste parasiidi puhastust ja üldse, mis nagu parasiitidele ei meeldi, on tihtipeale sellised mõrudad toidud või taimed. Ja 2 sellist hästi ilusat lillekest, mis on just oma õitsemise lõpufaasides. Ma ei tea, kas te tunnete ära, mis need siin on. Siin on 2 taime. Siin on saialill ja siin on raudrohi. Ja need 2 taime on väga tänuväärt taimed, ravimtaimed, väga ilusad lilled, eks ole? mis absoluutselt parasiitidele ei meeldi. Ja need on väga tugeva raviomadustega samamoodi, aga samas ka väga pehmed. Et nad on sellised õrnusega parasiitide tapjad siis, kui võiks nii öelda isegi. Ja mina siin just hiljuti, ma ikka tavaliselt talveks teen mõne purgi, tegin siis saialill ja raudrohu õli. Ja mingi hetk siis, kui ma tunnen, lähevad ilmad võib-olla, kui ilmad lähevad natukene pimedamaks ja võib-olla tervis hakkab natukene rohkem tuge soovima, et siis ma teen alati läbi selle sama õliga siis kuuri. Võtan päevas lihtsalt lusikatäie seda õli. Ja kuidas ma seda teen? Mina kasutan selleks kookosõli. Selleks võib kasutada ka kee on kindlasti väga hea, mis on siis selitatud või ja mille kohta mul on ka video tehtud. Ja kee on ka tavapoodides, see on ka tegelikult tavapoes ilusti kättesaadav. Võib kasutada, üldiselt ta võiks olla külmpressi oma, aga ei pea tingimata olema. Et kvaliteetne õli siis ühesõnaga. Ja paned siis need õisikud, mina panin niimoodi, et võtsin neid õisikuid niimoodi väikse sellise liitrise potitäie või poole liitrise potitäie, vabandust, ja valasin siis kookosõliga üle. Või tahkena on ta ikkagi, eks ole, alguses. Ja panin siis tahket kookosõli, selline 300 milliliitri jagu sinna peale ja siis need õied lõpuks siis vajuvad kõik sinna õli siis ära ja madala tule peale keerad. Kõige madalama peale, mis võimalik on. Ja siis lased neil seal õli sees olla. 1,5 tundi vahepeal võid seal segada, et ta päris niimoodi keema ei tohiks minna. Et ta peaks ikka hästi madala tule peal olema ja vaikselt seal siis neid häid vitamiine ja ühendeid siis nendest taimedest välja meelitama. Ja kui nad siis on seal 1,5 tundi olnud, siis vaikselt lasta tal, võtta ta tule pealt maha, lasta tal täielikult ära jahtuda. Mitte täielikult. Ütleme nii, et laseme tal jahtuda 20 minutit ja siis hakkate teda valama siis mingi purgi sisse läbi sõela, eks ole. Et need taimeosakesed siis
õieosakesed, mis sinna võib-olla siis sisse sattusid. Kui natuke satub, sellest ka midagi ei ole. Ta lõhnab ülihästi. Kui ta ära tahestub, mina panin ta külmkappi, mina hoian teda külmkapis, sahvris, keldris, kui mõnel on, et ka väga hea koht, kus hoida. Ja siis talvel teha läbi siis selline nädala või 2 kuur, kus sa siis võtad hommikul lusika täie seda õli enne sööki sisse. Ja see on väga hea parasiidi selline profülaktika, kus siis, sest et enamus parasiite neid 2 imeilusat lillekest absoluutselt ei kannata. Nad lähevad vabatahtlikult sinu organismist minema. Ja miks on vajalik teha regulaarseid parasiidi puhastusi on, mõeldes võib-olla talvele on see eelkõige vajalik selle jaoks, et meie immuunsus oleks tugev. Sest kui meie kehas on ikkagi väga palju energiat nõudvaid tegelasi, siis suur kogus meie kaitsevõimest on ka siis vähenenud. Ja ütleme niimoodi, et oleme siis vastuvõtlikumad igasugustele haigustele ka seetõttu. Ja meil on väga keeruline kontrollida oma isusid, eriti magusaisusid ja selliseid öiseid näksimisi täpselt samamoodi. Seega tahtsin täna siis jagada sellist toredat nippi, mida iga eestlane võiks siis omada kapis sellist toredat õli, terviseõli, mis hoiab seedimise korras, parasiidid eemal ja immuunsuse tugevana läbi talve. Seega loodan, et inspireerisin sind iseenda eest paremini hoolitsema ja järgmisel korral näeme.